Tere! Triin, räägi, kus me täna lähme? Tere! Täna on selline sügisene kevadhommik ja me läheme Tartu turuhoonesse. Ostame sealt head paremat ja hakkame tegema värvilisi võileibu ja rääkima toidukaupadest. Lähme! Aitäh! Suur tänu! Simul ja till olemas! Maksan vekslites. Aitäh! Suur tänu! Aitäh! Teinegi! Ja nüüd võileibu tegema. Nii, nüüd me oleme kenasti jõudnud turuhoonest tagasi Kadri juurde ja hakkame tegema värvilisi võileibasid. Ja mina teengi kõigepealt sellise võileiva, mis sisaldab salatilehte, siis avokaadot ja kurki. Ja mis sina teed, Kadri? Mina teen ka avokaadoga võileiva, aga ma ei pane siia alla võid, sellepärast et mulle meeldib avokaadot ennast või asendina kasutada. Ta on rammus ja samas hästi kreemine. Ja mis ma panen siia peale veel teistmoodi ja huvitavat, mulle meeldib kooslus soolane ja magus ja nii edasi, et ma panen siia peale maasikaid. Jah, avokaado sobib väga hästi nii leiva kui setrikuga. Jah, just. Aga räägi, mis sa arvad meie tänasest turul käigust? Et kui tihti sa käid ise muidu turul? Mul on hea meel, et sa mu täna turuhoonesse viisid, sest ma pole seal ammu käinud ja ma ei olnud ka näinud seda nii-öelda uuendust, mis seal on tehtud. Et minul isiklikult meeldis ja ma ilmselt hakkan seal nüüd tihedamini käima, sest ma lihtsalt olin vahepeal ära unustanud, et on selline variant nagu minna turule. Aga kuidas sinuga? Ma käin aeg-ajalt, ma ei saa ka öelda, et ma tihti käiksin ja tegelikult ma siis käisin tegelikult rohkem, kui turg oli vana ja mitte renoveeritud. Aga ma käin aeg-ajalt, jah. Ja ma käin just nende müüjate juures tegelikult, kus me täna käisime. Et ma niimoodi ei lähe, et ma lihtsalt vaatan, kus ma midagi ostan, et ma tean täpselt, kus ma midagi ostan ja kus ma saan kõige parema kauba. Selge. Ja miks sa just nende juures käid? No ma käin sellest, et ma käisime, eks ole? Jaa. No ma tean neid müüjad, nemad on samamoodi Tartu HLÜ liikmed ja mina olen ka Tartu HLÜ liige. Ja ma lihtsalt tean ja tunnen neid ja ma tean, et ma saan neid värske ja väga hea kauba. Sellepärast. Nii, ja ma hakkasin vahepeal uut võileiba siin juba tegema ja ma tegin paprika ja mosarellaga. Punane paprika, kollane paprika ja siis mozzarella juust. See näeb ilus värviline välja. Ja mis sina veel teed? Ja mina teen järgmisena jälle üllatus avokaado võileiva. Seda võid kasutada. Aga ma panen siia avokaadole lisaks tomatit. Ja mulle meeldib, kui siin on ka sool ja pipar ja rohkem polegi vaja tegelikult. Aga räägi mulle siis seda, kus sa siis tavaliselt ostad toidukaupa? Mina käin Prismas ja põhimõtteliselt seal on 3 väga lihtsat põhjust. Esiteks, mulle ei meeldi, kui mulle järjekorras seljas elatakse. Ja teiseks, mulle ei meeldi need kitsad vahekäigud. Et kui ma Prismasse lähen, ma tunnen, ma olen üksinda, sest et see Prisma on nii suur, et kogu see rahvas hajub siin ära. Teiseks, mis mulle meeldib, et on 11 lahti. Ja kolmandaks, mulle lihtsalt ei meeldi selline säästuhindade poliitika. Näiteks, kus on Konsum, kus on 3 erinevat hinda 3 erineva säästukaardiga. Et miks ma pean käima neid taga ajama, eks ju. Et ma lähen Prismasse, mul see hind on seal väljas ja täpselt selle hinnaga ma ta ostan. Lisaks on siis, üks asi veel, see sama nii-öelda see säästukaart, plastikkaart, mida kannab kogu aeg lisaks kaasas. See ei sobi mulle, see ei meeldi mulle. Et Prismal on ID-kaardi põhjal see, mul on ID-kaart nagunii olete rahakotis kaasas. Võtan ta välja, ma löön sealt läbi ja ta kogub mulle vaikimisi mingit boonust.
et millal iganes siis tuleb aasta lõpp, ma saan oma 30 eurot või 60 eurot täiesti, kuidas kunagi maksta lihtsalt Prisma rahaga ja mul on ostukord see on siis tasuta. kord aastas ainult või? Ei, see on tegelikult iga kuu, sa saad seda kasutada, lihtsalt küsimus ongi, et kuna mul ei ole vajadust iga kuu teda ära kasutada, siis ma pigem kogun teda või 130 eurot või 150 eurot. Ma isegi niimoodi ei nagu osta seda summat öelda. Ja mis mulle veel meeldib, et abikaasaga meil on üks konto, 2 erinevat ID-kaarti ja kukume sinna ühte kogu selle raha. Et need on nagu need põhjused, miks mina seal käin. Aga sina? Ma võtsin sult siit basiilikut vahepeal. Ma käin täitsalt erinevas kohtades, ikkagi peamise määrab tihtipeale ära see, mis on kõige lähemal. Kas Rimis või kuskil, jah, niiviisi. Ja ikkagi ma vahepeal ikkagi vaatan ka seda, et kus mingid asjad on soodsamad. Aga ma tegin nüüd vahepeal siin veel ühe võileiva. Ma võtsin sul basiilikut siit ja panin siia kurki, redist, tilli ja siis basiilikut ka veel. Et ei olegi tegelikult igale poole vaja ju maitseaineid panna, et piisab täiesti, kui sa võtad tilli ja basiilikut või mingisuguseid. Ja sibulat ma kavatsen ka siia panna, et mina panengi tilli ja sibulat siia nii-öelda maitsestamiseks. Ja ma teen nüüd ühe sellise võileiva, mis meeldis väga mu lapsele. Ja mu laps on selline, kes üldse muidu mingit rohelist asju absoluutselt ei taha. Ja ma tegin siis niimoodi talle, et ma panin tomatipastat, mis on nagu lastele meeldib. Nagu ketšup, aga lihtsalt tervisliku variant. Ja tähendab, ma ei pannud ketšupit, sest ketšupis on see äätikas ja ma tean, et äätikas on väga halb verele. Ja siis ma ostsin nüüd tomatipastat ja ma panengi tomatipastat ja siis rohelise lehe vahele. Nii. Ja siis kurki. Ja laps sõi seda väga hea meelega ja kõik siis juurdegi. Ütles, et teinekord ka sellist võileiva palun teha talle. Et kuidas saada nagu lapsed sööma rohelist sööma. See on tervislik hamburger. Väga lihtne. Ja väga lihtne. Just. Aga kena, nüüd meil on siin palju võileivasid. Nii, võileivad on nüüd valmis saanud. Jah. Tehke teiegi kevadiselt värvilisi ja vitamiinirohkeid võileibu vahelduseks. Head isu meile. Head isu. Ja võtan oma maasika oma.